Enne kui sa endale Salon Life'i konto lood, võib sul olla küsimus, et huvitav, kui keeruline või kui palju aega võib võtta Salon Life'i konto valmis seadistamine, enne kui saaksid hakata siis näiteks ka online broneerimist oma klientidele pakkuma. Nüüd saladuskatte all ma võin öelda sulle seda, et tegelikult juba sel hetkel, kui sa endale Salon Life'i konto lood, siis juba on sinu online broneerimine valmis ja tegelikult 99% kõikidest vajalikest funktsioonidest on väga täpselt valmis timmitud, et saaksid Salon Life'i kohe kasutusele võtta. Ja nüüd see viimane väike 1% ongi nüüd see, mida sina peaksid tegema, et olla 100% hoida kõike kontrolli all, panna asjad oma taktikepi järgi liikuma, nii et Salon Life'ist saab sinu parim võimalik töökaaslane. Ja see 1%, mis on vaja ära täita sinu puhul, on 3 väga lihtsat, väga kiiret sammu. Need 3 asja, mida me koos nüüd ka kohe läbi käime, on teenuste lisamine, oma töögraafiku paikapanemine ja siis ka töötajaseadete sätestamine. Ehk tegelikult 3 T-d, teenused, töögraafik, töötajad on need asjad, mis siis tuleb kiiresti läbi käia, paar asja siin-seal paika panna ja tegelikult juba tõesti sõltuvalt muidugi salongi suurusest, kui oledki üksiktegija, võib-olla 10 minuti pärast saaksid juba Salon Life'i laivi panna. Kui on pisut suurem salong, võib see võtta grammike kauem aega, aga nagu sa käesolevast videost kohe näed, see on väga-väga lihtne, kiire, mugav protsess, nii et suuname pilgud ekraanile ja käime 3 sammu kiiresti koos läbi. Esimese asjana, mis ma sul soovitan ära teha, on tullagi rakenduste lehele ja liikuda teenuste lehele ja siit panna paika siis kõik oma teenused. Nüüd teenuste puhul sa näed, et siin on tegelikult juba ühed näidisteenused ees olemas. Need sa saad väga kiiresti ära kustutada. Lihtsalt kliki teenuse järel 3 oranži mummukese peale ja siit vali kustuta teenus ja saad kõik teenused siit, need näidisteenused eest ära võtta. Nüüd enne kui sa enda teenused hakkad lisama, tule hoopiski kategooriate alla ja kategooriate alt samamoodi võtta ära need näidiskategooriad, kustuta need ära ja lisa ka uued kategooriad. Ehk saadki siit klikkida lisa uus, saad lisada siia oma kategooria nimetuse, kliki loo, ongi kategooria olemas, võid vajadusele ka järjekorda muuta ja niimoodi saad kõik oma uued kategooriad siit kirja panna. Ja kui kategooriad kirjas, siis lisa ka teenused, kliki lisa uus, lisa teenuse nimetus, selle baashind, kategooria saad siit valida, teenuse kestuse, saad ka lisainfo näiteks teenusel lisada, et teenust kliendile natuke täpsustada online broneerimises. Ja ka kuva rohkem all on erinevaid lisavõimalusi, ettevalmistus, lõpetamisajad teenusele, sellised puhverajad, et käi kõik need sammud läbi, lisa kõik teenused siia ja kui sul on teenused siit lisatud, siis saad juba järgmise sammu juurde liikuda. Kui sul aga juhuslikult on hästi palju teenuseid juba kuskile Exceli faili või valmis juba kirja pandud, siis tegelikult on Salon Life'is olemas ka impordi funktsioon, kus sa saad siis kõik teenused ka Salon Life'i importida, nii et sa ei peagi neid ükshaaval lisama. Aga kui sul seda listi ei ole, siis tulegi teenuste lehele, lisa uus, kõigepealt lisad kategooriad, siis lisad teenused ja siis ongi juba su teenuste list olemas. Nüüd pärast teenuste lisamist liigume kalendrilehele ja siin on paar asja, mis sa pead ka enne ära tegema. Nagu sa näed, sul on siin ees juba mingid näidisbroneeringud, näidispausid. Need sa saad ära kustutada ja kalendrist ära võtta. Lihtsalt kliki siia teenuse peal või broneeringu peal valge mummukese peale ja esimesest strip-menüüst vali kohe muuda staatus ja vali tühistatud. Ja niimoodi, kui käid kõik teenused ja broneeringud läbi siit, siis need näidisbroneeringud kaovadki eest ära. Ja pausid saad ära võtta niimoodi, kui klikid pausi peale, siis siin üleval paremas nurgas on kustuta nupp, kliki kustuta ja siis kaob see paus ka sul kenasti eest ära. Nüüd, kui pausid oled ära võtnud, siis on aeg panna kirja oma enda töögraafik. Nüüd töögraafiku kirja panemiseks võtan ühe tühja nädala. Selle jaoks, et tööpäev aktiveerida, klikigi siis siin kuupäeva peale, näiteks 20 juuni klikin ja esimene nupp on kohe märgi tööpäevaks. Märgi siin see tööpäevaks ära, sul on tööpäev kenasti avatud, vajadusel saad natukene tööpäeva algus- ja lõppkellaaega nihutada, täpselt selliseks, nagu sina tavaliselt tööd harjunud tegema ja kui oled alguskellaajad paika sättinud, siis sa ei pea hakkama igat tööpäeva eraldi looma niimoodi, vaid tegelikult, kui klikid taas siia kuupäeva peale, siis RIP-menüüs teine nupp on kopeeri graafik. Ja kui klikid kopeeri graafik ja näiteks valid siit vali päevad, siis avaneb sulle väga mugav minikalender, kus sa saad siis valida veel ka teised kuupäevad, kus see sama graafik olla võiks. Näiteks valingi need 5 kuupäeva, klikime aseta. Nüüd ongi näha, kuidas kõikide muude päevade peale samamoodi, mis ma valisin,
tuli täpselt sama töögraafik. Nii et niimoodi saad väga kiiresti ja mugavalt kas või mitu kuud ette endale graafikut valmis luua. Nüüd, kui graafik on olemas, siis enne veel, kui online broneerimine avada, on mõistlik kirja panna ka kõik juba olemasolevad broneeringud, mis sul kusagil mujal kalendris praegu on. Ja nüüd selle jaoks klikigi siin sobiliku kellaaja peale, siis kuupäevade peale, kus sa oled juba õige kuupäeva peale liikunud ja kliki kellaaja peale ja seejärel vali menüüst loo uus broneering. Siit näedki juba siis kogu oma teenuste listi, mis sa oled juba Salonlifi lisanud. Valisid siis üks või mitu teenust või kui palju klient tuleb neid sinu juurde saama. Vali teenus, seejärel järgmiselt lehelt vali klient. Kui sul on tegu uue kliendiga, saad lisada ka siit lisa uus klient. Tema salvestub ka kenasti sulle andmebaasi või juhul, kui sul on ka suur kliendibaas kusagil teises süsteemis olemas või kusagil Exceli failis, siis tegelikult sa saad ka selle kliendibaasi ka samamoodi teenustele, saad ka siis sarnaselt teenustele saad ka kliendid siis Salonlifi importida. Aga antud juhul lihtsalt valime siit kliendi, klikime loo broneering, nüüd ongi näha, kuidas see broneering tuli kalendrisse. Kui on vaja natuke broneeringut veel kohendada, saad haarata sellest kinni ja lohistada selle parema kellaaja peale, saad ka teenust või broneeringut muuta lühemaks, pikemaks, kui on vaja, nii et kõik sellised mugavused on sul kohe siit võtta. Ja kui broneeringud on olemas, siis saad ka tegelikult broneeringu peale klikkida, kus sa näed juba ka rohkem infot broneeringu kohta, nii kliendi nime, toimumisaega, teenuseid, saad lisada veel teenuseid juurde, lisada tooteid, allahindlusi, määrata ka maksemeetodi, et kuidas klient broneeringu eest tasus ja ülevalt paremast nurgast avaneb ka broneeringu menüü, kus on olemas ka näiteks märkmed, arve saatmise võimalus ja ka kogu kliendi ajalugu. Nii et neid vajalikke asju on kohe siit kalendrilehelt sul hästi palju võtta. Nüüd, kus sul on kõik broneeringud lisatud, siis tegelikult saad lisaks broneeringutele lisada Salonlifi ka pause. Selle jaoks samamoodi vali kellaaeg ja siis juba vali menüüst loo uus paus. Samamoodi saad siit valida pausi pikkuse ja saad ka lisada pausi kirjelduse, kui tegu on lõunapausiga, koolitusega, pead kusagil käima. Julgelt võid ka eraelulised asjad siia kirja panna, sest kliendid seda online'ist ei näe, mis sa siia pauside alla kirjutanud oled, nii et julgelt võid ka kogu oma elu siis nii-öelda Salonlifi selles mõttes üles märkida. Nii et töögraafiku puhul siis või kalendrilehel tasub meeles pidada, et siit saad märkida tööpäevaks, saad algus- ja lõppkellaaegu nihutada, kui sul on töögraafik olemas, lisa kõik olemasolevad broneeringud ja vajadusel ka pausid ja siis oledki ka kalendriga ühel pool. Ja viimase väikse sammuna tulebki minna rakenduste lehel ka oma töötajate lehele, kus sa saad siis tulla oma profiilile. Siit ma soovitan kindlasti lisada oma profiili pildi, kliki selle halli kujukese peale siit ja saadki oma seadmes siis valida sobiliku pildi. Seda siin natuke nihutada, kohendada, salvesta ja lae üles ja ongi pilt olemas ja kindlasti oma töötaja profiili alt mine ka seaded lehele, kus sa näed siis juba rohkem online broneerimisega seotud seadeid, mis tõesti aitavad siis sinul hoida seda kontrolli 100% online'is toimuva üle. Ehk käi kõik need funktsioonid siin üle. Iga funktsiooni kohta on meil ka Salonlifi õppevideod olemas, nii et kindlasti sa hätta ei jää. Ja käi need funktsioonid üle, seadista need oma parima äranägemise järgi, vaata, milline võiks olla see ajatsükkel ja rütm, millega vabu aegu kuvatakse. Kindlasti vaata üle broneerimisaken, et kui pikalt üldse ette saavad kliendid sul aegu broneerida, ka broneeringu etteteatamise aeg, et kui lühikese etteteatamise aega sa oled valmis broneeringuid vastu võtma, kas selleks on mõni tund, mõni minut, võib-olla isegi mõned päevad. Et ühesõnaga käi kõik need seaded ka siit üle. Jällegi võtab aega 10-20 sekundit, et sind paika sättida. Ja kui oled need seaded ka siit läbi kõik käinud, paika sättinud, profiilipilt ka olemas, siis juhul, kui sul on veel teisi kolleege, kes samamoodi hakkaksid Salonlifi kasutama, siis sul on võimalus ka siit klikkida lisa uus töötaja, saad valida siis, kas tegu on reaalse ilutegijaga või võib-olla administraatoriga ja saad siis valida, mitu töötajat soovid lisada. Kui sul on tasuta prooviperiood, on see kõik sulle tasuta. Hiljem juba ka sa näed siit, et kui hakkab tasuline periood, et siis mis see summa on, millega sa arvestama peaksid. Aga nüüd oledki siit töötaja lisanud, kliki vormistama ja seejärel ongi sul juba uus kasutamata konto veel olemas ja siit tulebki veel klikkida seadista. Siit saad lisada siis oma kolleegi kontaktandmed, kellele sa selle kutse saadad siis.
lisan siit ka enda kolleegi kiiresti. Ja nüüd kindlasti vaata, et siin on ka linnukene olemas, kliki loo ja nüüd ongi sinu kolleeg Salonlife'i lisatud, talle läks emaili peale ka liitumiskutse, ta saab luua oma meiliaadressiga ja oma parooliga endale Salonlife'i konto ja siis ta ühinebki ka sinu salongi profiiliga siin. Vot, nii et niimoodi ja nii lühikesed ja kiired need 3 sammu olidki ja kui sa oledki siis teenused kirja pannud, oled töögraafiku kalendrilehel paika pannud, broneeringud lisanud ja siis ka oma töötaja seaded üle vaadanud, siis sa oledki tegelikult valmis online broneerimisest kliente vastu võtma. Ja kus sa online broneerimise lingi leiad, on siit online broneerimise lehelt ja siin on olemas ka kenasti siis link, mida sa saad kopeerida ja selle siis juba uues aknas avada. Näed, kuidas see kõik siin kenasti sul välja näeb. Saadki juba hakata, kliendid saavad hakata sul teenuseid valima, mis sa oled lisanud, näevad sinu profiili, näevad sinu kellaaegasid ja nii edasi. Nii et tegelikult oledki sa 100% valmis online broneerimisest kliente vastu võtma. Loomulikult, kui sa soovid, sa saad siit online broneerimise eelistuste lehelt ka disaini muuta, taustapilte, värve, ka seda infot, mida sa kliendilt online broneerimist kirja pannes küsid, kas on mingit ekstra kliendi infot või broneeringu tingimused. Ühesõnaga, kõik see info ja muudatused ja eelistused saad sa siit paika sättida. Ja loomulikult saad sa oma online broneerimise lingi lisada nii Facebooki ilulehele, Instagrami, ka oma kodulehele reaalselt kuhugi nupu alla näiteks või eraldi broneerimissüsteemina. Nii et selle kohta on samamoodi meil palju õppevideoid, mille sa leiad just siit rakenduste lehelt. Ja kõige alt näed siis, et on olemas ka õppevideod ja korduva kippuvad küsimused ja sealt alt leiad juba väga palju erinevaid siis õppevideoid, soovitusi, juhtnööre, kuidas siis üks või teine funktsioon toimib ja kuidas Salonlife'i veel kõige paremini kasutada. Vot. Nii et need 3 sammu olidki, kui sa soovid veel täpsemaks minna ja põhjalikumalt Salonlife'i paika sättida, siis ma kindlasti soovitan aktiveerida ka automaatsed teavitused. Meil on olemas nii SMS kui ka emaili teavitused, saad kirja panna nii kinnitus, meeldetuletus, tänamise kirjad ja meil on ka veel muid teisi väga-väga väärtuslikke kirju, millega kliendiga ühenduses olla. Nii et tule ka teavituste lehele ja aktiveeri ka need, kui sa soovid kliendile kirju väljastada. Ja juhul, kui sa oled näiteks ilutegija või suurem salong, kellel on palju ilutooteid, siis tegelikult ka need saad sa Salonlife'i kenasti kirja panna siin toodete lehel ja samamoodi tegelikult sa saad ka suurema toodete listi Salonlife'i importida siit andmete impordi lehelt, kus sa saad nii kliendibaasi importida, teenuseid importida kui ka tooteid importida. Nii et tegelikult kogu see protsess on väga-väga kiire ja lihtne ja me oleme teinud selle sinu jaoks võimalikult mugavaks. Vot, nii et need 3 kiiret sammu peadki tegema ja kui sa oled need seadistused ära teinud, siis kindlasti hoia ka meeles see, et enne prooviperioodi lõppu tule siit paremalt ülevalt nurgast arvelduse lehele, kus saadki siis juba valida, millise paketiga Salonlife'i jätkamist kasutada soovid ja see tagab ka selle, et kõik sinu online broneerimine, mida sa saad väga edukalt juba ka tasuta prooviperioodi all katsetada ja kõik asjad valmis seadistada, et kui sa oled paketi valinud, siis see tagab ka selle, et kõik see online broneerimine, kõik muu sujub perfektselt ka pärast prooviperioodi lõppu. Vot. Nii et väikse kokkuvõttena hakkad Salonlife'i seadistama, 99% on juba sinu eest ära tehtud. Nüüd see viimane 1%, 3 põhilist asja, mis sa pead ära tegema, lisa oma teenused, pane paika oma töögraafik ja lisa olemasolevad broneeringud kalendrisse ja vaata oma töötaja seaded üle. Kõik muu on juba selline disainimise ja timmimise osa, aga kui need 3 asja teed ära, siis juba tõesti 10 minuti pärast saadki oma Salonlife'i online broneerimislehte ka oma klientidega jagada.